Tänan, härra juhataja. Lugupeetud minister. Ajaloolasena tekivad mulle jälle mõningad mõtterännakud. Seekord ma jõudsin aastasse 1980, siis kui praeguse multiministeeriumi koha peal oli plaanikomitee seltskond toimetamas. Utoopiad olid ka sarnased, et ületame 5-aastaku plaaniga nii palju ja ületame veel kord ja ületame 10-kordselt. Igal juhul kõik logises igast otsast, kuigi kõlavaid hüüatusi olid kõik ajalehed täis. Ka see riiklik sekkumine kõigesse hakkab ju tagasi tulema. Palju meil on valdkondi, mida subsideeritakse. Põllumajandus on niikuinii üks subsiidiumitega seotud tegevus. Nüüd ehitate uue valdkonna, mis on otsast lõpuni subsiidiumiäri. Plaanikomitee 1980. Olümpiarõngad võite ka lisada. Et miks te lähete plaanikomitee peale tagasi? Ma ei tea, kas siis see on Siim Kallase vaim, kes oli Nõukogude pankur ja töötas hoiukassas ja juba seal hakkasid rahad ära kaduma ja siis kadus 10 miljonit ära ja siis kadus jälle ära ja muudkui kadusid rahad. Ja siiamaani kaovad rahad. Niipea kui te tulete võimule, hakkavad rahad ära kaduma. 2,6 kuni 2,8 miljardit. Ennäe, hakkavad rahva taskust ära kaduma. See on nagu mingisugune mustkunstniku trikk, kuidas me rahast ilma jääme. Ja ma ei saa aru, mis rändtsirkusega te tegelete. Te käite inimestele kaela määrimas mööda Eestit mingisugust, nagu ma ütlesin, Nõukogude plaanikomitee 1980. Need inimesed ei oma seal mingit võimu, need on targad inimesed, kes küsivad küsimusi. Ma olen nendega kohtunud, kes on ise tuulepargi piirkonnas elanud ja neil on küsimused tekkinud. Teil on palju võimu. Te võite need turvameeste uksest välja visata, aga neil on mure, mida nad väljendavad. Ja kodanike mure, kogukondade mure ja te ülbitsete muidugi nendega. Rändtsirkus. Ise teete rändtsirkust ja pressite rahvalt välja 2,8 miljardit. Vaat see on rändtsirkus. Kostüüm on puudu ainult, aga tsirkus on kohal ja käib mööda kogukondi ja siis ähvardab neid, et teie enda minister Keldo ütles, et kui te nüüd sõna ei kuula, kui te kohe tuuleparki ehitama ei hakka, siis me ei anna üldse kogukondadele õigust. Ennäe, järelikult on demokraatia ühesuunaline, et niikaua kui see protseduuri jälgitakse ja torusse lükatakse kõik, kehtib demokraatia. Kui torust kõrval astutakse korraks, enam ei kehti. Me lükkame teid torusse, on minister Keldo loosung. Nii et me näeme küll, me teame, milline see moodne demokraatia on. Nojah, ja siis on teil seda rahakest väga palju, et toetustega 500 megavatise võimsusega meretuulepark, aasta tootmisega 2 teravatt-tundi, umbes 750 megavatti ulatuses maismaa tuuleparki, samuti aastase kogutoodanguga 2 teravatt-tundi. On ikka ulme. Nõukogude 5-aastaku plaanid tulevad tagasi. Te küsi ka, et kas see subsiidiumi majanduses üldse mingit loogikat on. Kogu majandus ei saa olla üks subsiidiumide keerutamine. Meil on seda juba kurguni. Kus see raha tuleb? See meenutab mulle mingisugust kavalat sõrmkübara mängusi. See meenutab mulle püramiidskeemi. Palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaks. Ehk siis keerutatakse maksumaksja raha ja lõpuks saadakse Euroopa kõige kallim elekter. Ehk siis kogu see projekt on ilma toetusteta elujõuetu. Isegi kui te saate pool jaama valmis ja tulevane EKRE valitsus võtab subsiidiumid ära, siis need tüükad jäävad alles igale poole. Kas ma saadan arve teile? 1 miljon võtab ühe tüüka maha võtmine. Ja te teate väga hästi, teil on hea nina.
tuulesuuna osas. USA-s lõpetati rohepööre tegelikult ära. Kui maailma suurim tööstusriik väljub kliimaleppest, siis on kõik. See on ajalugu. Ja teie lähete ka ajalukku, kui te aru ei saa, et tegelikult on rohepööre juba ajalugu. Veel murtakse siin sõrmi mõned aastad. Tehakse veel 20-30 kliimaalgatust, kui see kõik visinaga kokku kutsub. Ja mina saadan teile vähemalt sellise rahvaarve, et makske. Makske, see on meie kodanike arvamus, et makske nende tuugenite mahavõtmise eest. Et seisavad vahel, seal Ida-Virumaal üks tuugen põles ära ja see vist seisab siiamaani. Ühe kraana tõste hind oli 80 000 eurot, et sealt mingi jupp alla võtta. Kallis lõbu. See läheb igale omavalitsusele, teie nende ulmemaastike likvideerimine läheb maksma miljoneid ja niimoodi lähevad ka omavalitsused pankrotti. Jah, subsiidiumid. Ja teate, ma mainisin oma küsimuses, et tegelikult sellist kurioosumit pole ammu nähtud, et vaatasin siia tulles üle nende Saare Vindi ehk Euroopa ühe suurima tuulepargi omanike ringi. Sinna kuuluvad tõesti, nagu ma ütlesin, OÜ Gottlieb teenis 2023 müügituluna 7200 eurot. Vägeväri küll, vägeväri. Igaüks võib vaadata. Siis vaatame Emajõe ääres ühe mehe firma, seal oli ka tore aadress. Noh, kohe näha, et ühe mehe firma. Ja siis tema hind oli, tema maksutulu oli siis tõepoolest, ma kohe vaatan, jah, no samas kaliibris, 1500–1600 eurot aastas. See oli siis OÜ Kirsimäe. Muljet avaldav. Need ei ole isegi, need on riiulifirmakesed. Riiulifirmakesed, kellele kavatsetakse seda kõike kantida sõna otseses mõttes. Mis usaldus saab olla riiulifirma suhtes? Ma ei tea. Et milleks siis igasugust riigihanked ja asjad, kui suvaline firma Emajõe äärest, kes teenib mõni tuhat eurot aastas, siis võib kandideerida kümnetele ja sadadele miljonitele subsiidiumitele. Aga kokkuvõttes, teate, kõik see meenutab seda, mis juhtus 1999. Energy. Eesti elektrijaama ärastamise projekt, kus ka välismaalt pressiti. Strobe Talbot, USA asevälisminister, käis ja rääkis, et te ei saa NATO-sse, kui te elektrijaamu saia raha eest ära ei anna. No ei olnud nii. Rahvaliidu algatusel koguti 163 000 allkirja. Ja suure värisemisega loobuti sellest. Vaat see oli rahvaalgatus ja nüüd tõuseb ka rahvas üles ja vilistab selle ulme 5 aastaga plaani välja. Aitäh teile!